Tõnis Mägi Liiva kell. Et seal on nüüd akordid, mida kõigepealt tasub mängida nagu akordi järgnevusena ja siis pärast nagu nad nagu teha kitarrilikuks atraktuuriks. Lõppkokkuvõttes kõlab siis ta umbes nii. Läbi, D-moll 7 sellisel kujul, siis A-moll D-bassiga, puhas A-moll, mitte 7 ja siis jõuame B-pool timmi, mis on siis nagu D-moll B-bassiga siis edasi A-moll, B-pool timm ja edasi läheb tagasi ja siis E7 sus4 on selline sellisel kujul võib olla. F-7. Nii saame väga kenasti, et kui võtame sealt C siia veel vasakuse kättega. Ja samamoodi ta läheb tegelikult edasi ka. Ja te võite alati vaadata ka noodist, mismoodi seal siis need akordi pöörded on kirja pandud ja siis selle järgi saate ka mängida. Et see B-osa vaatame seda võib-olla põhjalikumalt veel järgmisel korral ka. Aga vaadake lihtsalt akordid läbi, et oskate neid mängida B-osast siis.